Lugupeetud aseesimees, lugupeetud saadikud, lugupeetud ERR-i vaatajad, keda siin kahjuks kaamerate vahendusel me ei saa selle teemaga kurssi viia, sest ERR täna kahjuks puudub tema teema arutamiselt. Kas pole sümptomaatiline, kui ERR-i kritiseeritakse seaduse mittetäitmise pärast, mis on selle eelnõu peamine põhjus, siis ta puudub siit, siis ta ignoreerib ja algab see, mis ikka, korporatiivne ringkaitse. Kui sa puudutad kedagi ükskõik millises ERR-i otsas, siis võib-olla sellest räägitakse, aga ainult siseringis. Ainult siseringis, ärme avalikusta oma probleeme. Eks olen pidanud ka ERR-i nõukogus seda kõike nägema, et ERR-i nõukogu käsitletakse kui korporatiivse ringkäenduse instrumenti. Kogu aeg surutakse, aga kas te olete Eesti asja vastu, kui te tahate 1 miljoni vähem anda? Kuidas te julgete? Varro Vooglaid on tabavalt neid juhtumeid välja toonud, et kui sa oled riigi raha kokkuhoidmise poolt, siis ERR-i mõned nõukogu liikmed, mõned ja juhatuse liikmed põrnitsevad sind vihaselt. Kas sa oled Eesti asja vastu? Nii see ei tohiks olla. Riigikogu, tõsi, nii-öelda avalik maine või avalik usaldus on madal, aga üks põhjus on selle tõttu, et me päriselt debateerime siin. Me paljastame üksteise eksimusi, aga ERR ja teised sellised ringkäendusesse kalduvad, korporatiivsesse ringkäendusesse kalduvad organisatsioonid võivad ju kõrget usaldust nautida, sest probleemid jäävad siseringi. Raimond Kaljulaid rääkis sellise pateetikaga, et nagu erameedias demokraatiat ei olekski, sõnavabadust ei olekski, see saab olla ainult avalik-õiguslikkus. Ei no, mulje jäi, ma lähtun loogikast, et see pidavat olema kuidagi demokraatia suhtes ohtlik, mida siin tehakse. Järelikult meie erakanalid on ikka väga ohtlikud. Väga ohtlikud. Ainukene, mis päästab, on ERR. Ainukene, paneme aga 40 miljonit igal aastal ja veel uhkelt suured summad uue maja ehitamisse. No koalitsioon kasutas siin lausa paneküürikat, õhkas. On selge, et nemad on ERR-i tegevusega rahul. See kultuurisõda, mida seal Eesti ühiskonna vastu peetakse, nad on sellega rahul, sest nad on ise aidanud kogu Eestit sinna mülkasse suunata ja suunata kindla käega ka ERR-i sinna. Me mäletame, mitu Reformierakonnaga seotud juhti on sinna suunatud. Seda me teame. Meil on ajalugu meeles, paneküürikaga meid ümber ei veena. Ja kui me tuletame meelde sõnavabaduse jutti, siis kes läksid murdma ERR-i nõukogu esimeest? Tuletan meelde, kuidas ERR-i endine nõukogu esimees Rein Veidemann ütles, et meie väärtusruumis ei sobi isadepäeval televisioonis näidata 2 isaga perekonda. Tema arvates oli see sobimatu. Enamik eestlastest elab teist elu ning hoolt laste suhtes saab väljendada ka teisiti. Täna me rääkisime inimkaubanduse keelamisest, laste ostmise keelamisest. Koalitsioon muidugi irvitades hääletas selle maha, leides võlts põhjendusi, miks seda teha ei saa. Loomulikult tuli käsk Veidemann maha võtta, sest oli inimkaubanduse vastu. Teate, see meenutab sellist Epsteinlikku õhkkonda. Epsteinlikku õhkkonda meenutab ka see, et Marko Mihkelson istub siin ja ERR vaatas sellest teemast võimalikult mööda. Palun mulle kohe 3 minutit juurde. 3 minutit lisaks. Tsiteerin Rein Veidemanni, keda siis jõhkralt mindi maha võtma oma sõnavabaduse kasutamise pärast. Ta ütles, kolmapäeva õhtul eeskätt ühismeedias vallandunud verbaalne kähmlus kasvas lumepallina avalikuks kultuuri- ja poliitiliseks vastasseisuks, et mitte öelda kodusõjaks, mis lõi mind tummaks. Meenus Nõukogude okupatsiooniaja enesekaitse retsept vältimaks ristilöömist. Kui mõtled, ära ütle. Kui ütled, siis ära kirjuta.
Kui kirjutad, siis ära alla kirjuta, ja kui alla kirjutad, siis ära imesta. Ja nii et ta ütleski, nädala lõpetas juhtivate võimutegelaste, peaministri, välisministri ja kultuuriministri avalik surveavaldus ERR-i nõukogule minu tagandamiseks nõukogu esimehe kohalt, mis on suuresti korraldusliku sisuga. Tõesti, elan nagu varjuteatris, ütles Veidemann. Siin tehaksegi varjuteatrit ja täna on just see päev, kus seda tehakse väga palju. Rahvusringhäälingu programmid peavad olema mitmekülgsed, ühiskonnaelu teemade käsitlus peab olema tasakaalustatud. Seaduse rikkumine käib pidevalt, püsivalt. Ainult siis reformierakondlaste arvates täidetakse seadust, kui beebisid loobitakse vastu põrandat uusaasta õhtul ja mõnitatakse emadust. Järelikult see teile meeldis. Ma ei ole ühtegi kriitilist arvamust teie rindelt kuulnud. Järelikult see sobis. Kui inimkaubandust eksponeeriti, järelikult see teile sobis. Kui te Veidemanni maha võtsite, järelikult te ei kaitse Eesti emasid, te ei kaitse naisi, te ei kaitse inimõigusi, sest kui hallis tsoonis saab midagi kurja teha, siis seda tehakse. Huvitav säte on Rahvusringhäälingu ülesannete all. Väärtustatakse perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit. Kui ma küsisin kunagi, kuidas te seda ellu viite, siis osakonna juht mõtles pikalt ja ütles, aga meil on olnud üks saade nimega Lahutus Eesti moodi. Ja Rahvusringhääling loob loomulikult turumoonutust. Kuidas siis eraettevõtte ei saa meelelahutuse pakkumisega hakkama? Kui Marko Reikop pea ees lumehange hüppab, kas see on ERR-i ülesannetes? Kas meelelahutused, lõputud ingliskeelsed sarjad on ERR-i ülesanne? Ei ole. Lõputud ingliskeelsed sarjad, lõputu anglosaksi üleujutus ei ole. Eesti kultuuri peab kaitsma. Vene sõjafilmid. Üks ERR-i töötaja ähvardavalt helistas mulle, ütles, et mis te mõtlete siin? Et ma olen väga eestimeelne, aga ma ütlesin, miks te Vene Putini sõjafilme näitate? See ei ole ERR-i ülesanne. Kas kedagi vabastati selle tõttu? Ei. Kas erakapital ei suuda kultuurisaateid teha? Ta suudab. Kas erakanalid ei jäädvusta Eesti kultuuripärandit? Suudavad. Kas erakanalites ei saa lastesaateid näidata? Saab. Kas erakanalid ei saa hakkama välisuudistega? Nii et igal juhul lohutan kõiki, suur osa ERR-ist jääks alles ja lihtsalt erakapital teeks seda kordades paremini ja ilma iga aastase 40 miljonilise süstita maksumaksjad. Aitäh!